Kaunist keskhommikut, head raadiokuulajad ja need, kes vaatavad meid YouTube'is või erinevates videokanalites. Täna on stuudios Riigikogu korruptsioonivastase komisjoni esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart ja nagu ikka, nagu alati, Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, mina saatejuhi Janek Mägi. Ja täna me räägime esimesena siis elektrist ja energiast ja kas seda üldse on vaja. Mihhail, ma loodan, et sa olid parasjagu oma Hispaania kodus, kui Hispaanias elekter täielikult kadus ja keegi ei saanud kuskile lennata. Või mis sa tegid? Vaata, Hispaanias teadaolevalt on soe ja on palju päikest, aga kodu mul seal ei ole. Ikka veel ei ole. Kas sul on? Ei, mina kuulsin, et kõikidel eestlastel on, kellel on vähemalt natukenegi raha ja mõistust. Ja, vot ma ei tea, kas mul mõistust ei ole või raha. Või mõlemat. Või mõlemat, jah. Aga kas sul on kodu Hispaanias? Ei, mul on ainult Eesti kodu, no midagi teha ei ole. See on võib-olla natukene juured on siia kuidagi külge kasvanud. Ma ei ütle, et see on nüüd lõpuni halb mõte elada vahepeal ka natuke välismaal, reisida mulle meeldib. Aga jah, kahe kodu pool lahadi ma ei pea. Vaata, huvitav aspekt, et päikest on palju, aga elekter kadus. Kuidas see siis võimalik on, kui meile lubatakse, et ainult roheenergiaga, ehk siis eelkõige päikeseenergia, tuuleenergia saab rahuldada kõike võimalikke vajadusi. Ehk siis see on ikka ju meie plaan, et juba 2035 Eesti peab kasutama ainult taastuva energiat. Ehk siis tegelikult juba 10 aasta pärast. Ja meile öeldakse, et esiteks, et see on odav ja teiseks, et see on kindel. Aga ei ole kumbagi. Ja nüüd me saime teada, et Hispaanias, kus see ülemineku protsess algas juba palju varem, et tegelikult peamiseks probleemiks ongi see, et taastuv energia tegelikult ei ole kindel. Ja nüüd ma tuletaks meelde, et energiakriis meil algas veel enne sõja algust. Et täna me oleme kuidagi juba harjunud sellega, et kõik majandusprobleemid, sealhulgas ka kallis energia, on tingitud sõjaga. Eriti meie valitsus alati räägib, kui on mingi probleem, sõda. Hinnad kasvavad, sõda. Elektri hind kasvab, sõda. Majandus langeb, sõda. Aga tegelikult ju energiakriis algas veel enne sõda. Ja probleemiks või põhjuseks oli just see niinimetatud roheenergia. No see on ju füüsika tegelikult. No ja see, et me seda ei tunnista, ei ole pehmelt öeldest nagu tark. Aga tegelikult, kui me räägime majandusest, kui meil see lihtne arusaam ei tule, et ainult taastuva energiaga ei ole võimalik majandust teenida, siis meil majanduskasvu kunagi ei tule. Mulle tundub, et see Hispaania juhtum, kus elekter kadus ära, lennujaamad olid pimedad, inimesed ootasid, koju ei saanud, haiglad, hästi palju probleeme, et see elektri olemasolu, see meile tegelikult on natuke liiga iseenesest mõistetav. Et meil tundub, et läks 8 tunniks ära, mis seal ikka, mõtlen nüüd energia juhtimise seisukohalt. Aga tegelikult see energiakindlus on elutähtis väga paljudes valdkondades. Vaata, energia ja eelkõige juhitav energia on esiteks julgeolek, teiseks majandus ja kolmandaks inimeste heaolu. Et kui meil energiat ei ole, siis ei ole võimalik julgeolekut tagada, majanduskasvu ja loomulikult ei ole võimalik inimestele heaolu lubada. See on fakt. Ja nüüd, kui meil on jätkuvalt see niinimetatud ideoloogiline rohepööre, olukorras, kus Euroopas tegelikult on juba ammu tekkinud arusaam, et ainult
päikeseenergiaga ei ole võimalik majandust üles ehitada ja meie ei suuda sellest dogmast loobuda, et no meil ei ole mingit perspektiivi. See muidugi ei tähenda, et me peame nüüd absoluutselt loobuma taastuvast energiast. Et loomulikult mitte. Lihtsalt see peab olema mõistlik, eelkõige lähtuvalt majandusloogikast ja lähtuvalt füüsikast ka. Ja täna meil kahjuks on absoluutselt vastupidine poliitika. Noh, kordan veel üks kord, et kui me ei tule tagasi põlevkivi energeetika juurde, siis tegelikult meil odavat energiat kunagi ei tule tagasi. Ma lihtsalt tuletan meelde, et juba praegu me tunnistame, et just tänu põlevkivi energiale meie elekter viimasel ajal maksis vähemalt 17% vähem, kui oleks siis, kui meil oleks ainult taastuvenergia. Ja no me kõik saame aru, mis praegus olukorras tähendab energia hind. Mulle tundub, et korraks veel selle energia juures peatuda, siis meil väga palju räägitakse just sellest nii-öelda, et elektri hind peaks olema odav või madal. Mulle tundub, et see ei ole isegi päris õige definitsioon, et ta peaks olema konkurentsivõimeline, sest ettevõtjana ma ju saan tegelikult aru, et kui elektrienergiasse ei saa investeerida, ei saa areneda, kasvada, siis see pole ka päris õige. Aga miks Eestis ei ole konkurentsivõimelist elektri hinda juba ammu olnud? Sul on vist suhteliselt lihtne vastus sellele küsimusele. No sellepärast, et loogika on teine. On valitud üks sektor, kuhu riik soovib panustada ja toetada. Ehk siis turu tingimused on rikutud. Kui turu tingimused on rikutud, siis eesmärk ei ole odav või konkurentsivõimeline energia, vaid eesmärk on ideoloogia teenindamine, mis praegu ka toimub. Et kui riik ütleb, et me siis toetame investeeringuid, pärast veel tagame hinda, energia hinda, siis miks ettevõtja peaks mõtlema selle peale, mis on odavam tarbijale. Ta mõtleb selle peale, kuidas saada riigi raha, sest see tagab talle sissetuleku. No ja see ongi praegune loogika. Ja nii kaua, kui see loogika kestab ja kehtib, no nii kaua seda odavat energiat ei tule ka. Minu arust Eestis on olemas ka üks film, mis räägib sellest, kuidas Tallinn jääb pimedaks ja see tundus selline natukene müstiline, aga tegelikult see vist ongi reaalne, mis võib juhtuda. Aga Anastasia, ma saan aru, et meil on nüüd siis Riigikogus arutelul teema, et meil on üks mass pildistamine ja jälgimine, millest isegi ministrid tegelikult midagi ei teadnud. Kuidas see võimalik on Eesti Vabariigis? Kas Eesti Vabariik üldse on siiamaani olnud õigusriik, kui selliseid asju tehakse? No, tegelikult ongi väga huvitav see, et tuli välja, et meil on andmebaas, politsei lõi siis vahepeal sellise andmebaasi, kus siis kuus tuleb 20 miljonit pilti autonumbrites. Täna on ilmnenud, tegelikult pildistatakse ka inimesi. Ja seejuures ei teadnud sellest ei endine justiitsminister, ei endine siseminister Lauri Läänemets, ei teadnud justiitsminister, ei teadnud isegi ka peaminister Kristen Michal sellest mitte midagi. Ja nüüd väidetakse, et tegelikult on täiesti seaduslik alus olemas. Mina ütlen, et seaduslik alust ei ole, et praegu nad toimivad seaduse vastaselt, rikkudes inimeste põhiõigusi. Ja Igor Taro, siseminister praegu, ütleb, et temal on olemas analüüs, on olemas memorandum, mis tõestab ära, et tegelikult see kõik on seaduslik. Aga huvitav on see, et seda ei soovita jagada avalikkusega, et see on nüüd salastatud dokument, nii nimetatud AK-märge asutussiseseks kasutuseks,
et 50 aastat. et mis põhjusel, et natukene meenutab ka seda meretuulikute saagat, kus siis 3 partei esimeest omavahel midagi kokku leppisid, rääkisid ühtedest numbritest avalikkusele, siis kui need reaalsed numbrid tulid ministeeriumi dokumentidest välja, tuli välja, et tegelikult terve see aeg valetati avalikkusele. Ja nüüd on nagu väga huvitav see arutelu, et okei, andmebaas on meil juba loodud, hakkame nüüd selle järgi seadust vorpima. Esiteks üldse demokraatlikus õigusriigis asjad ei toimi niimoodi. Alguses oleks pidanud ühiskonnas olema kokku lepitud, kas me siis oleme valmis liikuma jälgimisühiskonna poole, see oleks pidanud läbi debateeritud olema Riigikogus, aga mitte midagi sellest ei räägitud, mitte kordagi. Ja täna igasugune järelevalve puudub. Sest tegelikult peaks olema niinimetatud selline 3-tasandiline järelevalve, ehk siis esiteks, et millal üldse, mis alustel võib andmeid koguda, teiseks, et kuidas iga inimene saaks tutvuda, mida riik on tema kohta kogunud, ja kolmandaks hävitamine, ehk siis kui kaua üldse tohib mingit andmeid hoida, et ei saa olla nii, et kogume andmeid igaks juhuks, äkki kunagi 50 aasta pärast läheb vaja. Et mitte midagi sellist täna reguleeritud ei ole. Ja veel on üks aspekt, see ju kõik maksab raha. Et kui seda süsteemi ehitati üles, et kus siis raha tuli. Et ma juba hakkan uskuma seda, et mida on mitu korda räägitud, et see Lauri Läänemetsa siseministri haldusalas olid kogu aeg väga suured probleemid tema eelarvega, ja me mäletame, kuidas Kopli päästekomando ju suleti. Ja tundub, et aga samal ajal leidus raha, et selline süsteem üles ehitada. Mina näen siin nagu 2 probleemi, et esiteks ma ei saa aru, et miks inimesed ei ole seaduskuulekad, et miks nad ületavad kiirust. Ma küll Mihhailile olen vähemalt 1 korra Tallinnas kihutamisega vahele jäänud, et sõitsime siia samasse raadiosse ja sa märkisid, et ma sõitsin liiga kiiresti, mis oli tõsi, sest ma hakkasin hiljaks jääma. Aga siis teine küsimus on see, et kui sa nüüd mõtled, siis paljudel inimestel just meeldiks, et need kaamerad üldse ei oleks, et saakski sõita nii kiiresti, kui ma tegelikult tahan. Ja Saksamaal sa võid ju sõita nii kiiresti, kui sa tahad, et kas selle liikluskultuuri küsimus selles kontekstis on ka tähtis? Aga selles suhtes siiamaani oligi see arusaam, et pildistatakse siis, kui sa rikud seadus, kui sa ületad kiirust, et see oligi selline arusaam. Aga tänaseks on välja tulnud, et põhimõtteliselt iga autojuht satub vähemalt 30 korda kaamera pilti, et ilma, et oleks üldse midagi tehtud. Ja siis see nagu argument, et aga ära riku seadust, siis sul ei ole midagi karta, et tegelikult tavaliselt selline nagu jälgimisühiskonna sellised sõnumid tavaliselt algavadki siit samast, ja mina olen ikkagi välja öelnud, et nii kaua, kuni pole ühiskonnas see küsimus läbi debateeritud, kui pole Riigikogus seda küsimust arutatud, tegelikult peaks see tänane nii-öelda kaamerate selline igapäevane pildistamine ja jälgimine olema peatatud. Mihhail, kuidas siis ikkagi tuleb teha, kas tuleb lasta inimestel sõita nii kiiresti, kui nad tahavad, või inimesed peaksid hakkama korralikuks? No esiteks demokraatlikus ühiskonnas on üldine arusaam, et inimesed ongi korralikud. Vaata, kui ühiskond või riik lähtub sellest, et inimesed ei ole korralikud ja jälgida tuleb kõike, siis see ei ole enam demokraatlik ühiskond. See ei ole isegi autoritaarne ühiskond, see on totalitaarne ühiskond. Ja täna riik annab vastava sõnumi ühiskonnale, et me jälgime igaks juhuks kõike, sest igaüks on potentsiaalne rikkuja või kuritegija. See iseenesest see printsiip tekitab mitte küsimusi, vaid tegelikult on väga selge definitsioon sellele. Ja nagu Anastasia ütles, et ühiskond seda saab teoreetiliselt kokku leppida, et jah, on olemas mingi suurem eesmärk ja me oleme valmis vabadustest loobuda. Sest siin on jutt sellest, et on rikutud
privaatsus ja see on üks põhiseadusega garanteeritud vabadus ja mingitel tingimustel inimesed saavad enda vabadustest loobuda, aga see peab olema teadlik valik. Täna riik lihtsalt surub seda peale. Ja see on olemas siin ka tehniline detail, mis tegelikult on väga põhimõtteline. Et kuidas on võimalik, et riigisüsteemis on käivitatud mingi tegevus ja keegi ei tea, kes seda initseeris, millal, mis alustel, kes seda kureerib, jälgib ja juhib ja kui palju see maksab. Et see tekitab kõige rohkem küsimusi täna, et kuidas see on võimalik. Või siis tegelikult keegi teab, aga lihtsalt me ei saa vastuseid. Ehk siis seda varjatakse. Ja see on siis teine probleem. Ja siis nagu kolmas seesama nagu analüüs, mida tehti või ei tehtud. Ja siis öeldakse, et see on salastatud. Me küsime, et tõestage meile palun, et see tegevus on seaduslik, demokraatlik ja meile öeldakse, et jah, me tegime analüüsi, kõik on korras, aga analüüsi sisu on salastatud. No kas see on võimalik demokraatlikus ühiskonnas? Väga vist mitte. Mulle tundub, et loomulikult see vajaks täiendavat reguleerimist vähemalt, aga ma siiski arvan ka, et inimesi ei tohi ette süüdi mõista, ei tohi neid piinata, kiusata, no ja ma arvan, et kiiruskaamerad, kui natuke nalja visata, siis tegelikult on üks kole asi, mida sa pead kogu aeg seal tee ääres vaatama. Aga läheme siit oluliselt tõsisemate teemade juurde ja prokuratuur otsustas mitte algatada kriminaalasja Pihlakodus toimunu suhtes. Ma arvan, et enamus inimesi on kursis, mis seal juhtus, sellest me võib-olla rääkima detailides ei hakkagi, aga juriidiline küsimus on see, et kui suur on siis selliste asutuste vastutus nendes olukordades, kus juhtub midagi, mis pealtnäha võib-olla üldse ei tundu, et oli kuidagi talutud, tolereeritud, kaasa aidatud, kõike muud sellist. Ja esiteks on tegemist ikka väga sellise julma kaasusega ja ma arvan, et siin olid saadetud praegu ühiskonnale väga sellised vasturääkivad signaalid ja tegelikult sellised signaalid, mida ei tohi ühiskonnale saata. Esiteks see esimene signaal, mis tuli prokurörilt, et kuna kannataja oli dementne, et siis vägistamine ei põhjustanud talle kannatusi, valu või mingisuguseid füüsilisi ebamugavusi. Ma arvan, et see on asi, mida kindlasti kunagi mitte ükski vägistamisohver ei tohi kuulda. Tänaseks on prokurör vabandanud, aga nüüd on teine küsimus, et miks prokuratuur ei alustanud menetlust juriidilise isiku vastu, ehk siis Pihlakodu enda vastu. Ja esmaspäeval korruptsioonivastane erikomisjon kohtus ka peaprokuröriga ja oli ka see teema arutlusel, kus tõstatasin sama küsimuse, küsisin, mis on siis plaan ja peaprokurör ütles, et tegemist on täiesti uue sättega. Tõesti, see jõustus aastal 2024 ja selle sätte kohaselt siis juriidiline isik vastutab, kui näiteks tema töötaja paneb süüteo toime ja see on toimunud näiteks seetõttu, et juriidiline isik siis ei teostanud järelevalvet või töökorralduslikult ei tehtud kõike korrektselt. Ja mina näen, et see langeb selle sätte järgi, aga prokurör ütles, et nemad ei oska täna seda sätet tõlgendada ja puudub ka kohtupraktika, sest nagu mõtlesin, on täiesti uus säte
ja selle peale ma muidugi ütlesin eraldi, aga just ju väga hea võimalus on nüüd tegelikult aru saada, kuidas siis me seda sätet ühiskonnas tõlgendame, kuidas siis kohus tõlgendab, et seda saab siis läbi kohtupraktika, läbi selle kaasuse siis selgeks teha ja tegelikult see looks väga olulise pretsedendi tulevikuks ja oleks ka sellise ennetava meetmena, et me tulevikus saaksime midagi taolist juba ära hoida. Ja minu jaoks oligi väga üllatav, et seda ei otsustatud teha. Samal ajal me näeme, kuidas näiteks toimingupiirangu sättega, mis on väga laialivalguv, et see on täiesti arusaamatu säte, prokuratuur on valmis kogu aeg, testima seda, et kogu aeg vaadata, kus on need piirid, tegema looma pretsedente, et nii-öelda testima ka mingil määral, kuidas kohus seda tõlgendab, et üks parim näide on näiteks Kajar Lemberi juukselõikuse kaasus, mis kestis 8 aastat, läks maksumaksjale, ma arvan, umbes 1,5 miljonit maksma ja lõppes õigeks mõistva otsusega. Ja samal ajal on siin kaasus, kus on toimunud selline füüsiline väärkohtlemine, julm väärkohtlemine, et selles kaasuses ei taheta selgeks teha, et kuidas me seda karistusseadustiku uut sätet kasutame. Et mul on küsimus, aga mille jaoks siis seadusandja selle sätte vastu võttis? Kui nüüd tuleb välja, et seda isegi ei soovita rakendada. Mihhail, tahad sa lisada midagi? No vot see valik minu arvates tekitab küsimusi. Mis on riigi jaoks peamine väärtus? Kas riigisüsteem iseenesest või inimene? Ja kui prokuratuur teeb sellise valiku, et kui on reaalne inimene, kes on kannatanud, ja nagu Anastasia ütles, et see oli väga julm case ja ka ühiskond reageeris, aga samas siin tuleb välja, et riik ei ole huvitatud selles, et tekiks õigusselgus ja oleks tõepoolest seadussätte testitud ja ühiskonnal tekiks arusaam, et mis on õige ja mis ei ole õige. Et siin riik ütleb, et ei, et inimene küll kannatas, aga me siin ei oska siin tõlgendada seadust ja sellepärast ei lähe selle asjaga edasi. Olukorras, kus kannatajaks on riigisüsteem, sest toimingute piirangud on eelkõige seotud riigisüsteemiga. Siin riik kohe ütleb, et tuleb karistada, tuleb leida võimaluse karistada, tuleb menetleda ja isegi kui see läheb riigile veel nii palju maksma ja konkreetne inimene kannatab, kes on selle menetluse osaleja, keda süüdistatakse ja pärast 8 aasta pärast tuleb välja, et ta süüdi ei ole. Et tuleb välja, et riik annab meile mõista, et süsteem on alati olulisem kui inimene. Inimene võib kannatada, aga kui riigil on vaja, siis tuleb menetleda ja teha. Kui küsimuseks on inimene, siis siin saab mõelda, kas on vaja või ei ole vaja. See konkreetne juhtum oli tõesti erakordselt keeruline, ma arvan, kõigi osapoolte jaoks ja ma olen kuulnud ka selliseid kommentaare, et Pihlakodu konkreetselt on Eesti üks paremaid selliseid asutusi ja sealt võiks järeldada siis, et kas teised on siis veel hullemad ja mis seal üldse toimub või küsimus on lihtsalt selles, et sellised asjad võivad juhtuda igal pool ja neid ongi väga-väga raske kontrollida. Ma arvan, et need väited on ka siin tegelikult tähtsad, aga minu arust juristina ma vaataksin eelkõige sellele, et riik peab ikkagi suutma luua sellise õigusruumi, kus inimene tunneb ennast turvaliselt. Aga meil on mõned minutid veel... See on veel üks aspekt, vaata, et mõni aasta tagasi oli käivitatud reform
mille eesmärgiks oli igale eakale inimesele tasuta koht siis vastavas asutuses. Ja tuli välja, et poliitiline sõnum on väga ilus, aga ressurssi selleks ei ole. Rääkimata sellest, et hinnad hakkasid kasvama, aga teenuste kvaliteet langema. Sest soovijate arv nagu kasvas, aga füüsiliselt ruumi nendele ei olnud ja ka ei olnud personali selleks, et ka kvaliteetselt teenindada. Ja siis hakati kutsuma inimesi, kellel puudub vastav kvalifikatsioon. Ja see on ka tegelikult sisuliselt üheks põhjuseks, miks oli võimalik üldse selline juhtum. Ja täna ongi välja tulnud tegelikult ka teiste hooldekodude puhul on ka järjest välja tulnud juhtumid, et ma arvan, et siin selles kaasuses on oluline, et ikkagi oldi valmis selles rääkima, alati ei juleta rääkida ja ka politsei on öelnud, et alati ei juleta ka pöörduda, arvatakse, et võib-olla saadi millestki valesti aru, et siin on hästi oluline sõnum, et tuleb kohe sellest rääkida, aga ma arvan, et praegu on nagu väga suur probleem kogu selles kaasuses, et tegelikult riik on täna saatnud selle signaali, et riik ei kaitse vägistamisohvrid, et tegelikult täna kõik need sõnumid, mis on olnud ja need menetlused, mis on olnud valed. On olnud tegelikult tõesti valed. Ma võib-olla lisaks siia seda, et tõenäoliselt on riigil väga raske üldse kontrollida kõike, mis ühiskonnas toimub. Ma käisin vaatamas väga populaarset, aga väga rasket filmi Frank, ma ei tea, kas te olete seda näinud, ja seal mul tekkis selline mõte, et tõenäoliselt see Eesti ühiskond on võib-olla eliidi jaoks või nendele inimestele, kes elavad sellist väga korrastatud elu ja käivad iga päev hommikust õhtuni tööl ja arenevad ja kõik läheb nagu justkui hästi, natuke illusoorne, et tegelikult meil on väga palju sisemisi probleeme, mida me ei suudagi hallata. Aga meil on mõni minut veel saate lõpuni jäänud ja paar sõna ühest väga huvitavast projektist, mis on aastaid kestnud ja mis on teile kindlasti varsti oluliselt suurt rõõmu valmistav. Palun öelge mulle siis, et millal me saame teiega sõita Läti piirini 300 kilomeetrit tunnis ja kas sinna on juba hotell ehitatud, sest ega Berliini sealt vist edasi ei saa? Vaata, millal saab sõita, me ei tea, aga rongid varsti tulevad. Rongid tulevad, jah. aga võib-olla siis me saame teha niimoodi, et istume seal rongis, seal on kindlasti restoranivagunid, ööbimisvõimalused, kõik on olemas, teeme nendest hotellid üldse. Just, ja kui rongid on olemas, siis istuda seal saab, aga kas saab ka nendega sõita, see on eraldi küsimus. Nii et sellise vahva teemaga, Anastasia, kas sina tegelikult unistad sellest, et sa saaksid rongiga Tallinnast Berliini sõita või eelistad see lennukit? Et tegelikult see Rail Balticu kaasusega on väga huvitav see, et põhimõtteliselt riik on valmis praegu tellima 70 miljoni eest ronge, samal ajal meil ei ole teada, kust meil tuleb puuduolev 1,8 miljardit ja mis kõige olulisem, meil pole teada, mis toimub üldse Lätis ja Leedus, sest Läti on täna öelnud, et neil ei ole rahastamist otsuseid, neil ei ole ehitusprojekti. Ja tänaseks on ju ka Kliimaministeerium juba tunnistanud, et neil ei ole plaan B-d, neil ei ole riskianalüüsi, et põhimõtteliselt me praegu ehitame mitme miljardi eest sellist kiirraudteed Tallinnast Läti piirini. Ja nagu ka Mihhail õigesti ütles, et tegelikult pole isegi teada, et kas meie üldse jõuame seda õigeks ajaks
valmis ehitada, et lõpuks ongi nii, et me kõik istume rongiga seal rongis Ülemiste sadamas, aga kaugemal ei saa, aga võib-olla sellest saab siis sellise nagu kohviku teha. Ei, ma arvan, sellised restoranid on tegelikult täiesti olemas ja sellised hotellid ka. Hotelli on tehtud erinevatesse kohtadesse, aga ma arvan, rongis see oleks päris stiilne. Aga ma nägin ühte sellist lahedat fotot Norrast, kus oli ehitatud kaubalaevade tunnel. Et pealt sõitsid autod, aga all sõitsid siis kaubalaevad fjordide vahel seal kuskilt sügavalt läbi. No see lihtsalt oli mõistlikum lahendus, kui teha. Et võib-olla me peaksime ikkagi selle Läti alt tunneli tegema, et siis nad võib-olla ei peagi ise üldse otsustama midagi. Vaata, peamine probleem seisneb selles, et kus on majanduslik analüüs ja kus on riskide analüüs. Et kui meie partnerid ei jõua või ei saa ehitada, mida see meile tähendab? Et me küll enda osa ehitame, no see on ka praegu küsimärgi all. See läheb meile maksma, me ostame veel ka rongid ja mis saab edasi. Ja tuleb välja, et me ei tea, mis saab edasi. Et me oleme valmis investeerima ja see loogika on isegi võib-olla õige, et loomulikult suured taristuprojektid elavdavad majandust. Aga nad elavdavad majandust, kui projekti lõplik eesmärk on saavutatav ja ka siis, kui on olemas ka arusaam, mis on võimalikud riskid. Et siin on nagu huvitav loogika, et enda teed me ei ehita ja ei ole vaja ka remontida, et meie teed tegelikult Eestis praegu lagunevad igal pool. Aga samas meil on nagu suur projekt, kuhu me oleme valmis panustama miljardeid ja me ei tea, millega see projekt lõpeb. Et noh, kus siin nagu loogika on? Ja kui sa ütlesid, et vahepeal tekib selline tunne, et meil on olemas eliit, kes päriselt ei saa aru, mis elus toimub, sest nendel on kõik hästi. Siis mulle tundub, et see sama eliit meil istub valitsuses. Et nendele meeldivad suured värvikad projektid, rohepööre, Rail Baltica, et saaks inimestele öelda, vaadake, mida me teeme. Nii suur ja tore asi. Aga kuidas see kõik päris elus toimib, see enam ei ole oluline. Ja kes selle ees maksab? Et selle ees maksab inimene, kelle suurem probleem on täna, kuidas endale süüa osta. See on päris elu väga paljudele inimestele. Ja ma olen sinuga nõus, et on olemas eliit, valitsuse eliit, kelle jaoks see on mingi teine maailm. Ei taha kurva mõttega lõpetada, nii et ma ikkagi arvan, et kunagi me rongiga sõita saame, kas Berliini või ainult Iklasse, see nüüd selgub ja kas see rong on selline, mida veavad hobused või on seal tõesti ka elekter sees, mida juhtub ju tegelikult Euroopas suhteliselt harva, et seda elektrit on. Muidu oli ju meil Pärnu-Tallinn nagu rong. Jaa, see pandi kinni. Pandi kinni, miks? Et teha lennujaam. Et tuleb Rail Baltica ja seda ei ole vaja. Ja kui lõpuks me selle Rail Baltica projekti abil saame vähemalt taastada Tallinn-Pärnu rongi, see võiks olla juba suur saavutus. Nüüd riik praegu müüb lennujaama Pärnus, ma saan aru, ja tegelikult meil ei ole lennujaama ka vaja, nii et see pannakse ka varsti kinni. Aga sellise rõõmsa teadmisega me nüüd siin lõpetame, et kõik, mis veel võimalik on, pannakse kinni või need ei sõida, elektrit ka ei ole. Kohtume nädala pärast. Stuudios olid Riigikogu korruptsioonivastase komisjoni esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart ja Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, mina saatejuht Janek Mägi, kuulake Keskhommikut, vaadake meid YouTube'is.